3 turbomootori peale. Sai kõik ilusti videosse filmitud. Siis mõtlesin, et võtan teid ka sellele väiksele remondivlogile kaasa ja panen selle kõik videosse. Kuna sellise Saksa auto huvilisena jõuad ikka alati ühel hetkel sinna tõenäoliselt, et sul on vaja ilgelt ühte Porschet, siis läks nii ka minul. Kuna Porsche hinnad on üldse nagu jube kalliks läinud, et ma ei tea, odavalt võib-olla saad mõne vana Cayenne'i endale ainult, siis sai tuuseldatud kõvasti Euroopa turge ja 944 on alati mulle selline natukene meeltmööda olnud, aga tavaline vabalt hingav tundub nagu liiga tavaline, siis otsisin endale turboversiooni ja selle auto siis lõpuks leidsin ma Soomest. Sai see auto siis suhteliselt Põhja-Soomest ära toodud ja 87 aasta võimsam versioon sellest 184 kilovatti ja suurte õlilekete, jahutusvedelike lekete ja kõikide muude leketega on neid asju siin vaikselt nagu korda tehtud. Selle autol on kõvasti tehtud 0-0 hindade tuuningut, sest et kõik oli vaja mustaks teha, et sõita nagu musta koguga, et siis on nagu äge. Et järjest olen siis võtnud neid asju siin tõmmanud maha, et toonklaas on läinud, väljad sai värvitud hõbedaseks ja toimetan nüüd edasi, et rooliga veermikus väga palju pukse läbi, lähengi praegu, vahetan rooliotsad ära, sisemised, välimised, vahetan stabikavarda, kõik puksid ära. Lisaks siis on šarniire eraldi vahetada ei saa, sellel auto tuleb kogu otsaga ära vahetada ja kuna ma nägin, et seal üks šarniir on juba tehtud määrde nipli peale, siis täidan siis selle šarniiri ära määrdega ja ehitan ka teise šarniiri siis määrde nipli peale. Võtsin sisselaske poole lahti ja mul on niisugune tunne, et sellel autol on seda vaakumlekkeid kuskil, aga enamus on kõik kohad on üle käidud ja kuskilt mul paistis siit vahelt, et turbole peale minev lõdvik, et seda on, ma ei tea, kas paigatud või midagi tehtud või on siia üldse pandud suurem turbo ja see originaallõdvik läinud peale, aga igastahes ma vaatan selle nüüd üle ja vaatab, mis lahendus on. Tundub, et siin on voolikuga tehtud mingisugust üleminekut, et see originaal lõdvik ei ole mahtunud sinna peale sellele turbole, aga tõesti see tundub, et siia on pandud originaalis on tal K26, et nüüd tundub siis, et siin on ühe suurem, et koodi järgi on K27 siin. Tuleb siis leida õige üleminek nüüd. Nii, mis vahepeal tegin? Koonukas läinud, panin originaal õhufiltri kopsikusi asemele KN filtriga. Muidugi see originaal kopsik on ikkagi nii puruks ja kinnitused katki ja siia peab talvel tõenäoliselt mõtlema mingisuguse uuema, ilusama süsteemi. Seda sisselasketoru ma siia panna ei saa, mis siin vahel on, sest siia on pandud suurem aftermarket blow-off. Mis nüüd veel tegin vahepeal? Tagaluuk ei töötanud, tulnud lahti nagu ikka 944-del. Siin oli üks probleem, siis oli see valge plastikust junn oli kadunud, tross oli lahti, tellisin uue junni, selle sai korda. Ja vahepeal siis tegin ka sellise asja, et vahetasin tagumised kõlarid ära autol. See on äge nendel 944-del, et see vist on tõenäoliselt nende uuemate tüüpide oma, et faceliftidel, et nad on tehasest valmidus olemas nii nagu ühele kui ka teisele versioonile ja sai siis panna sinna nende väikeste imelike ovaalide asemel siis korralikud kõlarid. Nüüd oleks vaja veel vahetada käigukangi nupp ära,
raadio ära, et saaks Bluetoothiga muusikat jagada. Ja siis võib olla päris mõnus juba kruiisida ringi. Ja kuigi ju sai alles hiljuti siin need eelmised mustad väljad ära värvitud, aga siis ikkagi polnud päris see. Lisaks nägin väga head pakkumist, kust müüdi siis 911, 997 Carrera alt pärit velgi, 18 tolli, 8 tolli eest lai, 10 tagant. Ja ostsin need ära, mõtlesin küll, et äkki sükene vanal autol ei sobi sükse muutusauto velg. Aga väga äge jäi ja lisaks on need väljad väga kerged. Esimesed kaalusid äkki 9,2 kilo ja tagumised 10,2 kilogrammi tükk, mis on korralik upgrade siia, sest et eelmised olid ikkagi väga rasked. Aga tegi väikse video ja ma ei tea, vaadake ise, kuidas sobib.